kui eelmise loo lõpp oli natukene tõsisevõitu, siis praegu läheme kindlasti tunduvalt lõbusamaks. Hakkame rääkima Nipernaadist. Nipernaadi teatavasti oli üks mees, kes jooksis mööda Eesti naisi ja vaatas, kust saab lõbusamalt, eriti suve ajal just, kus saab lõbusamalt taga elada. Aga meie siiski kõneleme restoranist, samanimelisest restoranist, Nipernaadi restoran, ja meil on Liina Pärlin siit restoranist kohale tulnud. Öelge palun, miks selline nimi on restoranil? Kui me alustasime restorani loomisega, siis meie kokk käis mööda Eestit ringi, otsimas neid väiketalunikke, samamoodi rannakalureid, kellega koostööd teha, et meie restoranis kliendile laua peale tuleks nii-öelda rännulugu Eestimaa eri paikudest ja et see tooraine oleks võimalikult kohaliku päritoluga. Ja seetõttu me arvasime, et restorani nimeks Nipernaadi olekski kõige sobivam. Et seal on nii rändu kui samas ka, kuna Nipernaadi ise oli selline lahe tegelane, siis ka meie külalised, kes restorani tulevad, saavad võtta näiteks raamaturiiulist raamatu, lugeda raamatut ja maitsvat toitu nautida. Aga mis road seal on? Mis köögist? See on Eesti köök. Ja me näiteks liha tuleb meil Lõuna-Eestist, siis kala Ida-Eestist, samamoodi näiteks kanaliha Põhja-Eestist ja mida me nagu eriti soovitame, mis on võib-olla Nipernaadile hästi eripärane ja mida Tallinnas kuskilt mujalt nii ei saa, on maakivi grill. See kivi on lastud ahjus hästi soojaks, hästi kuumaks ja nüüd tuuakse see siis restorani külalisele laua peale liha kuuma kivi peal. Ma olen seda muuses Jerevanis saanud. Täiesti hämmastav, jah. Tõepoolest, seda ma ei ole siin Eestis ega kuskil mujal näinud, lähimaades isegi. Et seda ma usun, tasub sinna kindlasti katsetama tulla. Ja. Aga siin on väga palju katsetatud just selliseid Eesti kööke. Ma olen näinud järjest, seal kesklinna valitsuse majal oli Eesti köök, räägite puhas Eesti köök ja ainult Eesti toidud. Siis samamoodi siin Eesti maja ja kõik nad on oma uksed kinni pannud. Kes siis nüüd järjekordne see hull on, kes sama reha peale astus? Meil läheb tegelikult väga hästi ja meie omanikud on tegelikult mitte eestimaalased, vaid hoopis inglased. Aga kes on juba Eestis elanud oma 10 aastat, neil on tegelikult Eesti elukaaslased, abikaasad ja kõik koos, ma arvan, et nii nende pered kui samamoodi ka meie ise, meie eestlased töötajad, siis sellest sünergiast on selline vahva restoran loodud. No üle aasta või ligi aasta on vist see restoran nüüd tegutsenud. Ja. Alustas nüüd uut hooaega maikuus, aga kuidas siis läinud on? Kui palju see plussis on siis? Või on ta nii enam-vähem? Ma võin öelda, et loomulikult restorani alguses oli natukene raske, aga läheb järjest paremini. Et me oleme ise rahul ja meil on omanikud ka rahul. Seda on rõõm kuulda. Kus kohas see restoran üldse asub? Restoran asub Endla tänaval, Enda tänav 23. Nii et tegelikult Tallinna kesklinnas ja Kreutzwald hotell Tallinna esimesel korrusel. Kuivõrd palju neid inimesi nüüd seal just Eesti toitu otsima tuleb? Ma mõtlen mitte ainult eestlasi, vaid ka mujalt. Kui palju üldse teatakse, et seal on puhas Eesti toit?
Meil on restorani kliendiks nii kohalik klient kui tegelikult ka meie hotelli kliendid. Ja just nimelt see hotelli klient väärtustab väga seda, et ta saab Eesti toitu, sest isegi ju tahad, kui lähed reisima, siis sa pigem ei otsi sealt mingit, ma ei tea, taikööki näiteks Eestist, kui sa tuled Eestisse, vaid ikka seda kohalikku toitu, ehtsat toitu. No, suur tänu meile stuudiosse tulemast ja restoranist kõnelemast. Loodame, et Nipernaadil läheb hästi, aga nagu me teame, Nipernaadi oli tohutu rändaja. Järgmise looga me vaatame, et mida üldse rändamise puhul silmas pidada ja missuguseid nõuandeid nendele, kes reisima lähevad, antakse.